nii, tere! Kas meid on kuulda? nii, tere! Mina olen siis brändi virtuaalassistendide rajaja Kerli Simonson. Olen 11-liikmelise tiimi juht ja täna me räägime teemal, mida on vaja selleks, et ettevõtet saaks kasvatada. Minuga koos on täna siin rääkimas minu meelest suurepärane naisettevõtja Margarita Lilienthal. Margarita? Ja tere ka minu poolt. Mul on hea meel, kes täna on siia kuulama tulnud. See, et sa täna siin oled, näitab juba seda, et sul on soov oma ettevõtet kasvatada. Sa tunned oma ettevõtte finantsasjade vastu huvi ja sinu soov on päriselt kasvada. Nii et palju õnne, sa oled õigel teel, õiges kohas. Lühidalt siis minust, et mina olen raamatupidaja, osutan siis raamatupidamisteenust ja konsultatsioone alustavatele ettevõtjatele. Minu alluvuses täna on 3 töötajat ja lisaks siis kasutan vahepeal ka virtuaalassistendi teenust veel omakorda abina, sest kunagi ei tea, mis asju ette võib tulla. Ja minu jaoks ettevõtte kasv on tulnud siis ka sellel kõige tähtsamal momendil ehk et delegeerimise hetkel. Ja kindlasti sellel teemal me täna ka räägime, miks see oluline on. Nii et aitäh kuulamast. Mis on see esimene kõige tähtsam samm ettevõtlusega alustamisel? Et mis te arvate? Ja võib-olla kellelgi on mõni oma idee, mis see võiks olla. Ka See on täiesti alguses. Aga tegelikult seda nagu, mida ma silmas pean praegu, seda võib ka tagantjärele teha, on ju. Aga kindlasti. Minu arvates see peamine üldse ettevõtte kasvatamiseks ongi alustada sellest, et pane paika oma miks. Ehk et see põhjus, miks sa üldse ettevõtlusega tegeled, mida see sulle annab ja miks sa üldse kasvada tahad. Et kui sul on see miks paigas, siis sul on ka see põhjus, mille poole püüelda. Et ilma miksita väga kaugele ei sõua. ja see peab olema mingi väga hea põhjus, sellepärast et kindlasti ju ettevõtlusteekonnal tuleb ette igasuguseid ootamatusi ja raskusi ja selliseid momente, kus tahaks alla anda, on ju. Et siis tulebki mängu see väga hea põhjus, et seda endale meelde tuletada ja siis see annab jõudu, et edasi minna. Ja just. Margarita, mis see sinu miks oleks? Ja et see miks peabki olema selline hästi konkreetne, sul peab olema mingi kindel asi paigas selleks, et püüelda. Ja minu peamine miks täna on minu lapsed. Ma soovin olla ettevõtja, sellepärast et ma tahan, et mul oleks rohkem võimalust ja vabadust siin elus oma aega planeerida, et rohkem oma laste jaoks olemas olla. Ja seda sellistel aegadel, nagu nende jaoks vaja on, siis teadagi haigused ei hüüa tulles, erinevad mured, mis lastega seoses on, võib-olla pead kuskil arsti juures käima, mis iganes. Et palgatöötajana alati ei ole kõige lihtsam, võib-olla sa ei saa sellist tööandja poolset vastutulekut ja ettevõtja elu võimaldab siis täna seda, et ma saan rohkem vabadust endale lubada ja kui mul käib ka laps kontoris kaasas, siis keegi ei ütle mulle selle kohta midagi halba. ja kindlasti minu teine miks, mis on mul kogu aeg paigas on, kes mind teavad, siis mulle meeldib oma raha investeerida, mitte siis lihtsalt hoida kuskil kontol, vaid investeerida oma parema tuleviku nimel. Ja see on minu teine miks ehk et siis finantsiline vabadus, mida ma siis taotlen samamoodi läbi ettevõtluse ehk et tänu ettevõtluse tuludele, finantsidele ja ka rahatarkusele on mul võimalik siis oma kapitali kasvatada ja tulevikus siis selline rahaline vabadus enda jaoks luua ja kes on mõtlenud, et finantsiline vabadus, et see tähendabki seda, et siis sa jääd koju nurka konutama, siis ei, et see ei ole üldse minu plaan. Et ma tahan ikkagi teha edasi just neid asju, mis mulle meeldib teha. Ja need ongi minu 2 peamist miksi täna, mida ma siis endale meelde tuletan. Ja kui läheb asju liiga paljuks, siis ma tuletan jälle endale meelde seda, et kui minu eesmärk oli lastega rohkem aega veeta, et siis tuleb seda aega ka võtta endale, mitte ainult ettevõtlusele pühenduda.
minul täpselt samamoodi, et see vabadus on, mis tegelikult hõlmab enda all juba väga palju erinevaid asju, on ju. Ja teiseks siis arenemise võimalus, et ettevõtjana tegutsemine, see ju võimaldab sul seda inimesena kasvamist palju rohkem, kui olla nagu palgatööl ja teha põhimõtteliselt nagu sama asja, on ju. Et noh, muidugi võib ka koolitada ennast kõrvalt ja nii, et aga ettevõtjana tegutsemine, ma ütleks, et minul selle väikse aja jooksul juba on küll väga palju nagu muutusi ja väga palju sellist kasvu olnud just inimesena. ja ettevõtlus õpetab meid väga palju erinevates valdkondades, et kui palgatöötajana võib-olla sinu nii-öelda tööülesanded on piiratud, siis ettevõtjana võib öelda, et on piiritu. No minul on ka see, et ma olen veel selline looja tüüp ka, et ma tegelikult tahan igasuguseid erinevaid asju, on ju, et mulle meeldib algatada mingi projekt käima lükata ja siis mõne aja pärast ma leian jälle mingi suurepärase idee ja ma tahan sellele nagu pühenduda, et siis ma saangi nagu erinevaid asju teha. Mhm. ja just, väga tore. kas keegi kuulajatest julgeb meile ka oma miksid välja öelda, miks nemad on ettevõtlusega alustanud, mis neid täna nii-öelda edasi suunab, piitsutab takka? võib öelda ka meile või kirjutada siia. ja võib kirjutada, jah. kõik mõtlevad praegu mõtlen, aga see ongi tähtis, et kui sa täna veel ei tea seda, siis sa saadki sellele mõelda nüüd ja leidagi selle oma miksi ülesse, et see annab rohkem jälle indu edasi liikuda. Siin Marina jagas, et kuna teen kodukontorit nagunii juba, siis minu miks on see, et saada rohkem sissetulekut ja olla oma töös parem, et pakkuda oma teenust klientidele. Mhm. ja ma soovitan seda sissetuleku osa veel täiendada enda jaoks, et miks sa soovid suurendada sissetulekut, sest see annab sulle alati veel parema selle visiooni ja sihi, et milleks siis rohkem edasi püüelda. et nii-öelda tahan saada rikkaks või tahan head elu elada, et see on selline hästi üldine mõiste ja me võib-olla kunagi ei suuda selleni küündida, et kui sa paned sihuke hästi-hästi kindla nii-öelda miksi, siis see rohkem innustab takka. Dave'i miks on siis ka areng, õppimine, uued asjad ja no loomulikult kodukontori võimalused, mida töö pakub. Mhm. Ja siin on veel investeerimishuvilisi, ja et siis nagu investeerimiseks lisasissetulekuid luua, eks ju. mhm. ja väga tore, ma näen, et Dave'il on ka väga-väga tore unistus, et soovib saada oma maakodu. nii et tema miks on juba ka väga tugevalt paigas, et miks ta täna seda teeb. Ja Kätlinil samuti on lapsed nagu põhiline põhjus, et nende järgi planeerida, mitte tööandja järgi oma elu planeerida. Ja vabadus teha erinevaid asju, mida hing naudib, erinevate teenuste pakkumine, samuti mitmekülgsem ja põnevam. Ja et sa saadki oma aega ise planeerida, on ju, teha igasuguseid huvitavaid asju ka vahepeal, et ise otsustad, millal sa mida nagu tööd teed, et täiesti nagu ise vastutad, on ju. Et selles suhtes ja väga suurepärane. tore, mul on hea meel näha, et tegelikult kõigil on oma miksid olemas, et ei ole lihtsalt juhuse tahtel ettevõtjad, vaid meil on ikkagi mingi kindel soov selle taga, et kas ongi see finantsiline tagala nii-öelda või tõesti laste kõrvalt, et emadele suurepärane võimalus. tihtipeale ju antaksegi juba väikese lapse kõrvalt, et meil on 1,5 aastat sissetulek kindlustatud ja meil on võimalik ettevõtlusega pihta hakata ja see on siis meil võimalus kasvada ja hiljem siis oma laste kõrval juba rohkem olemas olla. nii et aga väga-väga kõik, tore. ükskõik mis ettevõtlusega või me tegeleme või mida me pakume, me teeme teistele inimestele, eks ju, pakume mingit teenust või toodet. Et siis üks asi ongi veel ka nagu hästi selgeks teha, et kes see sinu sihtgrupp on.
et need kindlasti ei saa olla kõik, sest kui sa teed kõigile, siis sa ei tee mitte kellelegi, on ju. et peaks olema suunatud kindlale sihtgrupile ja mida ma olen ka ise tähele pannud, et töötab paremini, kui see sihtgrupp on võimalikult kitsas tegelikult. Et siis just konkreetset asja vajav inimene tuleb kindlasti just selle teenuspakkuja või tootepakkuja juurde, kes teeb spetsiaalselt nagu seda, et ma ei tea, tuleb sul mõni näide praegu? Ja noh, ongi näiteks virtuaalse assistendina, et sa pead oma selle kliendi profiili paika panema, et kes on see klient, keda sa soovid teenindada, et kui me võtame hästi üldiselt, et noh, mina olen ka raamatupidaja, et ma võin öelda, et iga Eesti osaühing on minu klient, aga see ongi see, et kui ma müün kõigile, siis ma ei müü mitte kellelegi, on ju. Et pane paika see oma kindel sihtrühm, kellele sa müüa tahad ja me saame ju ettevõtjatena ka ise valida neid kliente, et kellele me soovime seda teenust ju osutada et võib-olla sa eelistadki pigem naiskliente meestele, võib-olla sul on kindel valdkond, keda sa soovid just nii-öelda oma klientideks, et võib-olla sul on mingi oma spetsiifika, No et sa näiteks tunned need näiteks assistendid, et turundusvaldkonda. ongi koolitaja assistendid näiteks, et nad on spetsialiseerunud sellele, on ju. Ja täpselt, sest ega virtuaalse assistendi nüüd tööpõld on ju ka hästi lai tegelikult, Või et neid. isegi saab veel konkreetsemalt mingi ühe töölõigu valida, näiteks et ongi seal meiliturundusplatvormide assistent ja ta tunneb erinevaid neid platvorme või kas või näiteks ühte, on ju. Ja teebki seda teenust ainult. Ja just, ja siis sa peadki, see sihtgrupi paikapanek tähendabki seda, et kes on siis reaalselt see ettevõte, kellele sa seda müüd. Et kui sa tahad olla koolitaja assistent, et siis sa ju püüadki neid koolitajaid ainult, mitte igat teist ettevõtjat, kes siin Eestis on või siis noh, isikut, kes tahab assistenti endale et vaid sa just loodki oma sihtrühma selle inimese, et tema ongi koolitaja, võib-olla on see persoonibrändi inimene just, et kui sind just see valdkond huvitab ja hästi kitsalt siis kokku panna, et ka sinu turundus oleks siis suunatud just kõik sellele õigele sihtgrupile. hea ongi see persona nagu täiesti paberile panna või noh, teed kuskil arvutis ja vahet ei ole, et pannagi sinna täiesti kirja, on ju. Et umbes mis vanuses naine või mees või siis see valdkond ja kõik see, et kuidagi see nagu töötab hästi, et mõtled enda jaoks läbi selle paremini kui lihtsalt nagu, et peas oli mingi mõte. Ja just. Ja sellest järgmine ehk et kolmas ongi uurida välja, mida sinu sihtgrupp vajab. Et tihtipeale me eeldame võib-olla ühte asja, et me eeldame, et meie klient soovib seda, teist või kolmandat, aga tegelikult meie klient võib-olla tahab hoopis midagi muud, et tal on hoopis mingid teised ootused. Ja selle jaoks ongi siis erinevad võimalused, et kuidas oma kliendi soove siis välja selgitada. Ja selleks küsiti, kas meil on slaidid, meil täna slaide ei ole, aga me saame pärast materjali jagada teile, kes te osalesite. ja me hiljem saame jah slaidid, et selline mõnus vestlusvormis täna see. ja nii et te võite julgelt kaasa mõelda ja kaasa rääkida ka, et võib-olla tekib mingeid lisaküsimusi, et võib julgelt küsida ka, kas siin chatis või kes on julge häälega üles astuma, siis võib julgelt ka vahele küsida. Kas teie näiteks olete teinud turu-uuringut, kes praegu kohal on siin? Mina võin öelda, et ma ei ole päris tükk aega teinud, et päris alguses selle virtuaalse assistendi teenusega osutades ma tegin küll turu-uuringut ja tänu sellele tegelikult, et ma seda küsitlusvormi jagasin, tulid ka need esimesed kontaktid mulle sinna meililisti läbi selle. Et tegelikult nüüd on umbes 3 aastat niimoodi möödas, et võiks täitsa uuesti teha, on ju. Ja turu-uuringute puhul on hästi oluline jälle samamoodi sõnastada oma see sihtrühm sinna, et kellele see turu-uuring on suunatud. Et meil siin ka alles hiljuti alustas üks ettevõtluse turunduse kursus ja kus ma ka turu-uuringust siis pikemalt rääkisin. Ja turu-uuringu puhul, et suurim viga, mida mina näen, mis tehakse, on, et sinna ei panta paika seda kindlat nii-öelda kohta või seda inimest, et kelle käest seda infot siis tahetakse saada. Et näitena siis, et Viljandimaal ka üks naisterahvas siis tahab luua nii-öelda lastehoidu
õuehoidu siis täpsemalt. Ja ma nägin ka, kuidas ta oli üleriigilises Eesti grupis siis nii-öelda postitanud selle, et kas sellisele teenusele on vajadust või mitte ja et mis tingimustel siis. Aga kui me räägime lastehoiust, mis on täiesti lokaalne, et see ongi nagu ühes konkreetses linnas, siis väga-väga vale on minna küsima seda üle-eestilisse gruppi, kus sa saad väga palju võib-olla Tallinna inimeste tagasisidet, kus on ju enamus meie Eesti rahvastest kus sa saad siis selle tagasiside, et jaa, et väga on sellist asja vaja ja mina oma lapse kohe sinna paneks. aga sa tegelikult ei saa seda õiget infot enda jaoks, et kas sul Viljandis ka siis näiteks või mis iganes väikelinn see on, et kas sul reaalselt siis nõudlust sellele asjale oleks. Ja sellepärast tulekski turu-uuringusse ka hästi juba paika panna või siis näiteks erinevad veiniuuringud, et mis ma olen ka nagu vastanud, on ju, et käsitöö veini, et kas sina tarbiksid ja milline oleks see hinnaklass, on ju, et ma võin samamoodi seal turu-uuringus osaleda, ma võin seal vastata, aga kui see ei ole suunatud neile, kes päriselt veini tarbivad, siis samamoodi sa ei saa jälle sealt enda jaoks adekvaatset infot, sest et mina näiteks alkoholi ei tarbi, ma võin vastata, aga ma ju tegelikult ei ole sinu klient. Ehk et turu-uuringus ka nagu hästi nagu ikkagi suunata juba sellele sihtrühmale, keda sa päriselt nagu püüda tahad, selleks et sa saaks enda jaoks siis kasulikku informatsiooni ka. Kas sa tead ka erinevaid viise, kuidas see turu-uuringuid tehakse, et nagu kõige lihtsam vist, mida tehakse, ongi see küsitlusvorm, on ju? Et kui palju on seda, et ma ei tea, et otse inimestega suhtlemist nagu et kasutatakse? Mhm. No peamiselt on jah, et ega me oleme ju enamus ikkagi need digiinimesed, et Facebookist või sotsiaalmeediast on meid kõige lihtsam leida. Et see on kõige populaarsem viis turu-uuringut teha, et tehaksegi erinevate küsitlusvormide kaudu. Aga olen näinud ka, et ikkagi tehakse ka tänavapildis, et reaalselt inimesi läbi uurida, et võib-olla ongi mingi poeketi kohta, sa tahad seda turu-uuringut teha ja siis sa püüadki ukse peal juba neid kliente, kes seal on, et selleks, et oma siis seda poe teenust näiteks paremaks osutada, et sa uuridki juba, kuidas kliendid on teenindusega rahul, kuidas nad on võib-olla poe üldise asetusega rahul, et kõik muu see pool. Et neid võimalusi on erinevaid ja tulebki vaadata, et mis sinu enda jaoks kõige mugavam on. Ja kui me võtamegi näiteks virtuaalassistentide järgi, siis ma usun, et sotsiaalmeedia ongi kõige parem viis ka selleks, et seda turu-uuringut läbi viia, sest inimene, kes virtuaalassistendi teenust tahab, ta kindlasti hindab juba ka väga oma aega ja seda, et tal on võimalus siis juba otse sotsiaalmeedia läbi küsitlusele vastata. Deivi ütleski siin, et ta on näinud, et tehakse ka nii, et alguses kogutakse küsitlusvormiga kontaktid ja pärast tehakse intervjuud vastajatega. Et mul nagu oli see mõte, et ma vist olen näinud ka, et postitatakse nagu kuulutus, et otsin sellist nagu noh, gruppi inimesi või mingit arvi inimesi, et kellele seda küsitlust teha, et siis lepitakse kokku mingid intervjuud. ja intervjuu annab selle võimaluse, et sa saad juba rohkem personaliseeritud küsimusi küsida. ja kui sellise kirjaliku nii-öelda uuringu küsitlusvormi miinuseks ongi võib-olla see, et inimene ei viitsi väga pikalt kirjutada, siis ta või ta ei oskagi, võib-olla ta vajab mingeid suunavaid küsimusi sinna juurde, aga sul ei ole näiteks küsimustikus sees neid, siis see vastamine jääbki hästi pealekaudseks, aga see intervjuu annab siis selle võimaluse, et sa saad juba personaalsema lähenemise, sa saad juba rohkem infot sealt kätte, sa saad rohkem suunata, et neid vastuseid saada. ja eks see intervjuu üks eesmärke kindlasti on müük ka kohe lukku panna. et kui sa oled selle inimese juba nii-öelda endale siia nagu ekraani ette saanud või siis võib-olla istudki kuskil temaga kontoris maas või kus iganes on ju, et temaga vestelda ja sul ongi võimalus juba see müük ka lukku panna, et sinu klient ongi kohe juba olemas siis näiteks. et Tegelikult see on täitsa hea variant ka, et kuidas Deivi just kirjutas, et ma teeksin ka niimoodi, ma arvan, küsitlusvormi ja siis mõned intervjuud lepiks kokku, et siis saadki hästi palju lisaks infot. Aga igal juhul on see parem variant, kui panna tabelisse mingid kontaktid ja helistama hakata, sest inimestel ei ole lihtsalt nagu aega see hetk võib-olla rääkida, onju. Et Mhm. jah. ja just, ja ma usun, et see turu-uuringu puhul, kus ongi võimalus näiteks intervjuud läbi viia, seal kindlasti eeliseks ongi see ka, et oma kontaktid jätabki juba see inimene, kellel päriselt huvi ka on sinu toote või teenuse vastu.
et nagu ma enne ütlesingi, et näiteks kui ma alkoholitarbija ei ole, et ma võin küsitluse ära vastata, aga samas nagu mingit info ei anna. Ja samas, kui ma näen, et tahetakse teha intervjuud selleks, et seda vastust saada, siis ma ju ei lähegi sinna osalema, sest et ma tean, et ma ei ole tema klient ja mul ei ole nagu mõtet osaleda seal, onju. Et selles mõttes see annab veel paremini siis seda sihtrühma kinni püüda. Ja Marina toob ka väga head need mõtted välja, et telefonisuhtlus on hea viis ka, kuidas nii-öelda klientide poole pöörduda ja see on nagu 100% õige, et ma näen ise ka, et kui on nagu niisugune kiire tempo, mul tuleb 50 kirja päevas tuleb meili peale sisse ja kui keegi saadab mulle meili peale mingi asja, siis mul, mis ei tundu nagu väga pakiline ja kiire, siis ma jätan ta esialgu kõrvale ja võib-olla ta jääbki sinna kõrvale, aga kui tuleb juba telefoni teel või sihuke otsepöördumine, ongi saadetud näiteks võib-olla kuskile Messengeri või mis iganes, et sooviks sellist või sellist asja pakkuda, et siis ongi võib-olla tõenäolisem, et see kiire eluviisiga ettevõtja, et ta sulle päriselt siis ka vastab. Et see on kindlasti telefoni teel on hea võimalus, eriti kui sa tahad nagu kiiret tulemust näha. Mhm. Kätlin ütleb ka, et küsitluse sisse võikski sinna lõppu pannagi, et näiteks, et valiku nad, kas soovid minuga järgmises etapis läbi viia intervjuu või kõne. Minule meeldiks näiteks ka, kui minu poole pöördutakse nüüd mitte ootamatult või et on kokku lepitud, on ju. Mhm. Ja kindlasti see annab juba uuringule vastajale ka võimaluse ennast ette valmistada või ta teab, et on lubanud ennast kuskile ära. Ja kogu selle sihtgrupi uuringu juures kõige olulisem, ei tohi unustada ära analüüsimist. Ehk et sa pead siis neid andmeid töötlema ka ja vaatama siis enda jaoks selle info sealt, mis sa sealt siis kätte saad ja sellepärast ongi kõige parem ka, kui sa saad võimalikult palju sellist juba nagu sinu sihtrühma infot, et kes ongi reaalselt sinu kliendid, sest et sa saad sealt kõige paremad vastused, sa saad kõige paremad eeldused ka enda jaoks, et mida sinu klient siis päriselt vajab. Ja sa saad kõige parema siis analüüsi selle põhjal koostada. Ja öeldakse küll, et turu-uuring on korda läinud, kui seal on 50 vastajat olnud. Samas ma usun, et ka 10-20 vastajaga sa saad juba enda jaoks mingi info kirja, et kui me räägime jah statistikast, et siis võib-olla jah, 10-20 inimest on nagu vähe selle jaoks, aga igal juhul sa saad ka 10 inimesega enda jaoks siis info kätte. Ja Marinal on jälle väga toredad mõtted siin kirjas, et ja et tegelikult, kes iganes seda uuringut läbi viib, et siis kindlasti tegelikult see ausus on number üks, et kui sa oled lubanud, et sa helistad näiteks ainult neile, kes päriselt tahavad, et ühendust võetakse, siis tegelikult võiks nagu sellest kinni ka pidada. Et muidugi on tore, kui see inimene, kellele sa helistad, vaatamata sellele, et ta ei ole tahtnud, et sa temaga ühendust võtad, et siis on nagu suurepärane, kui ta rahulikult selle vastu võtab ja kuulab su ära. aga me ei tea kunagi, et millal see võib vastumeelsust tekitada. Et mina näiteks isiklikult olen ka selline klient, kes nii-öelda pealesurumistaktikat ei taha, et võib-olla ongi mingite asjade puhul ma tahan seda rahulikku mõtlemist enda jaoks, et ma võib-olla näen ära, et selline asi on ja ma tahangi rahulikult mõelda, ma ei tahagi veel võib-olla vastata mingitele täiendavatele küsimustele ja siis pigem võibki see nagu pealesurumisena tunduda. Et müügi puhul öeldakse ka, et kõige parem müük on siis, kui klient ei saa aru, et talle müüakse. Et sa ei tohi talle peale suruda seda müüki, vaid see peab olema niimoodi nagu väga hästi tehtud. Ja seda ongi võimalik nii teha, kui sa pakud seda, mida vajatakse, on ju. Tulevad ise tahavad ise. Aga järgmine samm oleks siis, kui me teame seda sihtrühma, teame, mida nad soovivad, panna siis oma need ettevõtluse eesmärgid paika pikemas plaanis ja siis sellised väiksemaks tükkideks jagamised, et mis perioodide kaupa teie teete seda, näiteks kui on aasta mingisugused suuremad eesmärgid, siis kas te panete nagu eraldi plaani või eesmärgid igaks nädalaks või kuuks või pooleks aastaks või kuidas teie teete?
Ja eks seal võibki olla erinevaid variante, et kuidas kõige paremini sobib, aga mis öeldakse ka, et tasub eesmärgid nii-öelda väiksemateks juppideks jaotada, on sellel lihtsal põhjusel, et me inimestena, see on meie loomuses nautida seda tulemust, et me tahame näha seda tulemust ja kui see tulemus on meiega jaoks käegakatsutav, siis see rohkem nagu innustab takka, motiveerib. aga kui see nii-öelda eesmärk ja tulemus on niivõrd kauge, siis me ei oska paraku seda protsessi nautida. ehk et selle asemel, et protsessi nautida, me lihtsalt ootame seda tulemust. ja kui see eesmärk ongi selline hästi-hästi kauge, siis võibki juhtuda see, et ühel päeval sa oma eesmärgi saavutad, aga sa ei ole rahul sellega, sest et sa ei ole seda nagu protsessi ennast üldse nautinud. ja sa ei oska ka väärtustada enam nagu seda paika pandud eesmärki ja sellepärast soovitatakse ka siis nii-öelda nagu väiksemateks juppideks jaotada, et see tulemus oleks rohkem käegakatsutav, siis sul on nagu rohkem ka mida oodata ja sa naudid ise ka tõenäoliselt rohkem seda protsessi, et sa selle eesmärgini jõuad. ja see on nagu omamoodi eduelamus, kui iga nädala peal juba oma checklist'ist vaata maha kriipsutada asju, et siis saab kohe nagu noh, niisuguse hea enesetunde pealt edasi minna, et nagu edukogemus juba on. aga kui aasta lõpus on alles see eesmärgi täitumine, siis aga siin Deivi kirjutab näiteks, et tema on vabas voolamises, et tema eesmärke väga ei panegi. Mhm. see hea variant, aga minul näiteks ei tööta. et noh, ma pean ikkagi panema konkreetselt mingid tähtajad, et need asjad nagu päriselt ka valmis saaksid, mida ma tahan, et saaksid, et eks see ongi, kuidas kellegi puhul nagu töötab. ja üldiselt selliste, kui sul on ikkagi suurem eesmärk midagi teha ja saavutada, siis alati need tähtajad motiveerivad meid rohkem ja kiiremini tulemusteni jõudma. sest et sul ongi nagu enda jaoks ka see tähtaeg paigas, millest sa pead kinni pidama ja noh, kuidagi meil jah, võib-olla tekib nagu see, et teistele me nii-öelda anname lubadusi ja me täidame, aga me unustame ära, et me peame endale samamoodi neid lubadusi andma ja neid täitma. Ja kui sa oled enda jaoks pannud selle mingi kindla eesmärgi, siis sa lubad endale, et see on sinu tähtaeg, nüüd selleks ajaks see peab asi olemas olema ja sa püüdled ka siis rohkem selle poole ja mina näiteks, ma võin ka öelda, et minule näiteks niisuguseid igapäevaeesmärke ei meeldi seada. ma ei sea üldjuhul endale ka kuu eesmärke, vaid mulle meeldibki pigem nagu näiteks just aasta kaupa, et selles mõttes ma ei vaata nagu seda kauget tulevikku, et minu kauge tulevik näiteks ongi see finantsiline vabadus, on ju, aga ma ei vaata seda kauget eesmärki, see on minu suur eesmärk, aga minu väiksemad eesmärgid, et ma jaotangi pigem aasta peale, et näiteks minu aasta eesmärk ongi, ma soovin oma ettevõtet kasvatada nii palju, et ma saan võtta ühe töötaja juurde või et ma soovin see aasta 2 töötajat juurde värvata või et minu aasta investeerimise eesmärk on näiteks 2 korterit juurde osta või kasvatada oma portfell mingi kindla summani, mingi suuruseni. ja see paneb siis nii-öelda aasta jooksul pingutama selleks, et see asi ära teha. ja see aasta on, ütleme, niisugune suurtemate eesmärkide jaoks ongi nagu niisugune pikem periood ka, et mul on nagu võimalik rohkem selle ajaga mängida. et ma ei pea nagu päris tõesti nagu veri ninast väljas nii-öelda nagu tagant sundima ennast, vaid ma saan nagu rahulikult püüelda omas tempos, aga mul on ikkagi see siht silme ees, ma tean, et see on minu eesmärk, ma tahan seda saavutada ja ma teen selle ära. siin ongi nii huvitav vaadata, kuidas on nagu erisused, et kuidas sinul on nagu, et sul on fookus on aastaks, aga mina panen näiteks iga kuu panen jälle mingisuguse vahesammu kirja ja siis proovin seda nagu saavutada, et huvitav on vaadata jah, et niimoodi erinevalt. ja, no minu üks eelmise aasta eesmärke oligi näiteks, et mul oli kindel tähtaeg enda jaoks paika pandud, oligi kuupäev, ma ei mäleta, kas see oli mingi 15. mai või midagi sellist, et selleks ajaks ma tahan palgatööga nii-öelda lõpparve teha, et selleks ajaks ma enam palgatööl ei ole. ja, ja isegi kui ma nagu nii teadlikult selles suunas ei töötanud pidevalt, siis universum ise aitas kaasa sellele, et ma olin selle tähtaja paika pannud, ma olin nagu enda jaoks selle manifesteerinud, et selleks ajaks ma olen palgatöölt ära nii-öelda. ja see tõi endaga ise nagu kliente kaasa, et see klientide nõudlus nii palju kasvas, et ma enne maikuud juba, mõistagi aprilli keskpaigast juba tulin töölt ära, nii et kuu aega eesmärgist isegi varem ehk et aga ikkagi oma nagu selle
mõttejõuga ma ikka aitasin kaasa sellele, et ma oma eesmärgini siis jõudsin ja jõudsin kiiremini. Programmeerisid oma aju tegutsema selles suunas juba, et selle mõttega. ja just, ja mina see teen, mina teen hästi palju kirjutamist näiteks, et hoopis sihuke kirjutaja tüüp, et mina panen nagu need unistused siis või eesmärgid panen kirja kõik, et siis nagu kuidagi mulle ka tundub, et see töötab just niimoodi. Ja, ja mina olen nagu 100% seda meelt, et me ise saame oma elus selle vaimse mõtteviisiga asju väga palju mõjutada. et minul, ma ütleks, et eranditult alati on see töötanud ja kui ma mõtlen, et okei, ma olen valmis vastu võtma uusi kliente, et ma võin seda teha, et ma olen tõesti praegu valmis selleks, mul on mahtu, siis mul hakkab kohe nagu kliendipäringuid sisse tulema. Ja samas jälle vastupidi, et kui ma tunnen, et tööd on nii palju, et ma ei jaksa enam teha ja kui ma mõtlengi oma peas, et ei, et ma praegu rohkem ei ole valmis, et ma tõesti ei jõua praegust, et mul on vaja need asjad ära teha, siis ma nagu reaalselt panengi nagu mingi stopi, et mitte ühtegi päringut enam sisse ei tule. ja see on meie mõttejõud tegelikult, mis me kõik sellega ära teeme, nii et samamoodi, et kui sa paned need eesmärgid sinna paika, isegi kui sa ei tööta väga teadlikult nende eesmärkide nimel kogu aeg, siis sinu alateadvus aitab sellele 100% kaasa. See on see mõtted, tunded, tegevused on ju, et kui sa mingi tunne on juba selline, et ma enam ei jaksa, siis see tegelikult nagu kuidagi peegeldub ka su võib-olla käitumises natukene on ju. Ja. ja, ja läheme eesmärgistamisest edasi. Unista suurelt. et kui sa ise mõtled suurelt, sa unistad suurelt, siis unistused kipuvad täide minema. et kui sa ise soovidki, sa tahad kasvada, sa tead, et sa soovid töötajaid juurde võtta, sul on mingi eesmärk paigas, näiteks kui palju sa tahad, et sinu ettevõtte kuukäive hakkaks olema, siis isegi kui need unistused tunduvad utoopilised, siis unista ikkagi, tulebki unistada ja unistamine aitab meid jälle sammukese lähemale siis selle parema tuleviku suunal, mida me iseendale soovime. Aga samas, kui silmad hästi lahti hoida, et kui sa oled nagu enda peas ette kujutanud kuidagi, kust see tuleb või kuidas nagu, et siis tegelikult vahest on nii, et võimalus avaneb hoopis kuskilt ootamatust kohast, et siis seda nagu märgata, et avatud silmadega. Mhm. Et ja mul just, hoopis sellised üllatuslikud mingid võimalused avanenud, kust ei osanud oodata, et võib-olla kohe ei pööra tähelepanu ja et hiljem suhtlen sinuga ja siis lased võimaluse mööda, onju. ja täpselt. ja kui sa unistad, siis ma ei tea, unistagi niimoodi, et kui sa mõtled selle peale, et kui mingi asi oleks nagu võimalik, siis mida sa tahaksid elus saavutada, mida sa sooviksid teha. Ja unistamine unistada tulebki tasub. selliselt, et kõik, jah, just tasuta ka, et unistada tulebki selliselt, et mõeldagi, et kõik on siin elus võimalik ja siis ongi võimalik. Et minu üks lemmikraamatuid läbi aastate on olnud Marie Forleo raamat. Ja raamatu pealkiri ongi Kõik on väljamõeldav. ehk et see oli raamat, millest mina sain ise hästi palju indu juurde, et kui tundus ka, et noh, et kuidas sa ikka nagu suurelt unistad ja et oh, nii raske on nagu saavutada või kuidas sa siis seda teed, onju, siis sealt ma sain nagu väga palju seda mõttelaadi muudatust enda jaoks, et tõesti kõik ongi väljamõeldav, mis iganes sa ka ei sooviks saavutada, et sa lihtsalt leiad selle lahenduse ja kui sa leiad selle lahenduse, siis sa saad ka sammu jälle edasi minna. Et ma väga soovitan seda raamatut lugeda, kui keegi seda veel lugenud ei ole. Et mina sain küll väga palju innustust sealt. Ja Maria, kuidas see raamat oli? Marie Forleo, võin siia chati kirja panna. et jah, et ma olen ka seda harjutust kunagi teinud, et pidi 100 unistust või sellist soovi kirja panema, siis see tundus nii ulme, et mul polegi nii palju soove, onju. ja siis, kui hakkad panema, siis tegelikult tuleb küll, et kui just sellest nagu üle saada, et mõelda kõigepealt, et ma ju ei saa, et mul ei ole ju seda või seda, onju, et kohe hakatakse nagu endale neid tingimusi seadma automaatselt. Just.
ja mina olen ütlenud ka kogu aeg, et ei leia lahendusi, mitte vabandusi. Nii just. et see jälle annab tõuke edasi teha, et ma hästi palju näen seda, kuidas inimestel on peas palju mõtteid, aga nad ei julge neid teostada ja pigem see julgus väljendubki sellest, et nad üritavad nagu vabandusi leida, et miks mitte mingit asja teha, et noh, kas see on liiga keeruline või see on liiga raske või ma ei tea seda või mis iganes. aga kui sa ei tea neid asju, siis proovigi see lahendus leida, et hakka otsast pihta lihtsalt, et hakka uurima ühte, teist, kolmandat asja, et mis sul selle teemaga seonduvalt on, et sa saaksid enda jaoks selle info ja astu iga päev kasvõi üks samm, et kui sul on näiteks mingi suurem soov, sa tahad mingit asja teha ja sa ei tea praegust, kuidas seda teha, see tundub nii ilmvõimatu, sa lükkad seda kogu aeg edasi, siis võta see endale ikkagi sihiks ja hakka siis iga päev nii-öelda üks samm selle nimel töötama, et see üks samm võib olla ka hästi väike samm, et võib-olla lihtsalt, ma ei tea, kiri välja saata või panna endale mingi mõttetera kuskile raamatusse kirja, et sinu eesmärk ongi lihtsalt see lause läbi lugeda või teha, onju. et kasvõi selliste pisikeste sammudega ja ühel hetkel sa avastad siis, kui kaugele sa tegelikult jõudnud oled, sellepärast et sa oled iga päev selle väikse sammukese edasi astunud. aga mida inimene hakkab kohe tegema? vabandusi leidma. tuleb see, et ma ei ole piisav, mis on tegelikult peidus võib-olla väga paljudel just naisettevõtjatel on ju, et mehed on kuidagi enamasti nagu sellised enesekindlamad ja jõulisemad on ju, et naistel on just see, et no ma ei tea, mis nüüd mina on ju, Mhm. kes mina olen, aga tegelikult ongi kõige tähtsam see välja mõelda, mida sa tegelikult tahad ja siis sa saad. ja just kas sul, kas sina oled ka selline hästi enesekindel tegutseja, Margarita, et kas sul on ka olnud tegelikult selliseid hetki kunagi, kus sa mõtled, et oi, ei julge? minu, võib-olla enamus ei usuks, aga ma olen tõenäoliselt maailma kõige ebakindlam inimene üldse. et ma olen isegi käinud fotograafi juures ja ka niimoodi, et ei, see ei sobi ja see ei sobi ja et ei, see on halvasti ja mis iganes ja fotograaf on ka ütelnud, et issand, kuidas saab olla selline inimene nii ebakindel. et tema jaoks täiesti uskumatu, aga no nii on. see ebakindlus on üks asi, mille kallal mina olen ka ise tööd teinud. ja see on midagi, mida tuleb endale tunnistada. ehk et mina käisin ka eelmine suvi, ma käisin terapeudi juures ja ma käisin hüpnoseanssidel selleks, et siis oma nii-öelda enesekindlust tagasi saada. ja eks seal ongi palju nii-öelda lapsepõlvest tulnud asju, mis seda enesekindlust on hästi palju kõigutanud. Need nii-öelda väljaütlemised kodused, et ma ei tea, ära söö nii palju ja lähed paksuks ja sa ei tohiks seelikut kanda ja kõik sellised asjad on ju, et need on läbi elu mõjutanud ja need paratamatult on minu enesekindlusele väga suure löögi andnud. ja eks see ongi see, millega mina läbi elu olen pidanud tööd tegema ja sinna hüpnoterapeudi juurde ma läksingi selle mõttega just, et esiteks, et endale rohkem tunnistada, et see päriselt on minu probleem. ma saan aru, et see on probleem, mis mõjutab mind ka ettevõtluses, sest ma hoian ennast ise tagasi, sest et mul on tunne, et ma ei ole piisav. ma tahan pidevalt juurde õppida, sest et mulle tundub, et ma ei ole piisav. ja tänaseks ma olengi nagu tänu nendele hüpnoseanssidele, asjadele aru saanud, et ma ei pea nii palju kogu aeg ennast tõestama, ma ei pea kogu aeg juurde õppima selleks, et piisav olla, vaid ma tegelikult olen piisav ka sellisena, nagu ma olen. nii et number üks seal ongi see, et tunnista endale seda, et sul on probleem võib-olla selle enese väärtustamisega, enesekindluse ja kõige sellega. ja kui sa endale juba tunnistad seda, siis sa suudad selle nimel ka rohkem tööd teha, vaeva näha ja nendest kuidas ma ütlen, nagu nendest miinustest siis üle olla. et kui sa tead, et näiteks üks suurim probleem, mis tihtipeale naistel on see perfektsionismi lõks, et nad tahavad olla hästi perfektsed ja nad jäävadki kuskile toppama sinna, et näiteks sa tahad mingit kursust välja anda ja sa ei saa seda kursust nii-öelda nagu launch ida, sellepärast et sul tundub, et see ei ole veel piisavalt hea, et see ei ole veel perfektne ja siis me jäämegi nagu sinna kinni. aga kui sa tead ise, et sinu suurimaks probleemiks ongi seesama perfektsionism,
siis sa saad selle nimel ka tööd teha ja sa suudad võib-olla rohkem siis endale aduda seda, et see ei pea olema perfektne selleks, et seda toodet launch ida, vaid ta võib jääda ka nii ja sa saad alati seda paremaks teha. Et esimese korraga meil ei olegi kellelgi võimalik 100% hästi kõiki asju teha, sest kui sa tahad esimese korraga 100% hästi teha, siis võib-olla aastad lähevad mööda ja keegi teine teeb juba sellesama asja valmis ja siis on võib-olla hilja. Minuga läheb see teema praegu nii ideaalselt kokku just selle kursusega seoses, et täpselt sellise asja ma tegingi ära. Et ma tean enam-vähem, mis seal on, see läks juba üles ära, juba müüki ära ja siis noh, on aega seda ju teha veel on ju kuu aega, et ka täiesti niisugune suur samm edasi, et kui kunagi oli see, et pidid iga sammu oli vaja ette teada, enne kui sa kuhugi läksid või midagi nagu tegema hakkasid, et miks ma ka väga kaua ettevõtlusesse üldse ei jõudnud, oli see, et ma ei tea, kuidas seal need või need asjad käivad, on ju. Et tegelikult nagu kõik käigu pealt ju selgub ja saad kõik teada, on ju, et lihtsalt tuleb otsustada. Aga selline ebakindla inimese või selline, kes on vähe, kellel on vähe enesekindlust, et tema, mis sellega kaasa tuleb, on ju ka see, et teiste suhtes on ju ollakse selline nõudlikum ja ootused on kõrged ja võib-olla siis ongi ka raske vaata leida ka koostööpartnereid on ju ja see delegeerimise osa, kuhu me vist jõuame hiljem on ju. Mhm. Jaa, kindlasti. Et me oleme enda suhtes hästi nõudlikud ja teiste suhtes samamoodi. Ja võib-olla ongi, et me ei anna aega teistel kasvada ja siis me ei luba endale ka võib-olla seda. Mhm. Aga selle enesekindluse ja kõige selle juures, et mina olen ka alati soovitanud, et julge olla sina ise. Ehk et ükskõik mis olukorras jää ikkagi iseendaks, sest et see ehe sina on see, mis inimestele meeldib, et me keegi ju tegelikult ei taha vaadata seda fake inimest võib-olla, et kui tegemist on mingi persooni brändiga, vaid me tahamegi näha seda ehedat inimest seal taga, et kes ta siis päriselt on, kõikide tema heade pooltega ja ka tema vigadega, et me keegi Jah, ei et ole sa tegelikult täiuslik. tõmbadki neid oma inimesi juurde, keda sa tahadki tegelikult, et nad tuleksid sinu juurde, kui sa oled nagu ehe, siis on ju autentne. Just. Ja minul näiteks ettevõtluse kõikide nende aastate jooksul ma olen hästi palju ümbritsenud ennast sarnaselt mõtlevate inimestega. Ehk et nad siis ongi kas tõenäoliselt tegelevad investeerimisega näiteks, kes ongi ettevõtjad, kelle ettevõtluse eesmärk ongi siis kas lisatulu teenida või siis ise edasi areneda, kasvada suuremaks ettevõtjaks ja samamoodi need inimesed, kes tegelikult mõistavad meid, et nad on samas olukorras, need on samade muredega silmitsi. me julgeme nende ees nagu ennast hästi ehedalt näidata, on ju, sest et me teame, et nad mõistavad meid ja sellistest on ka tegelikult läbi aastate kasvanud kõige paremad nii-öelda sõbrad-tuttavad meie ümber. Ja just sellepärast, et nad innustavad meid ka edasi ja samamoodi nad ka julgustavad, et kui sul ongi ebakindlusega probleeme, siis teine inimene kõrvalt näeb hoopis teistmoodi ja tuleb, ütleb sulle, et kuule, et lõpeta see rumal jutt, et mine tee see asi ära. Et asi ei ole üldse nii hull, kui paistab. Ja sellepärast tulebki inimesi ümbritseda just selliseid, kes meiega on siis samal tasandil ja tuleb õppida ka usaldama. Et see on väga raske koht, kus mina olen ka kunagi olnud, et ma nagu kogu aeg kartsin, et ma ei julge edasi delegeerida ja ma ei julge kedagi kaasata, et äkki nad ei tee nii, nagu mina teen ja kuidagi see julguse ja usalduse taga nagu seisis hästi palju. Ja samas, kui ma ükskord selle sammu ära tegin, et ma võtsin oma julguse kokku, et kedagi siis usaldada, siis ma sain aru, et issand, miks ma seda varem ei teinud. Et muidugi ma olen ka oma selle nii-öelda õpi usaldama protsessis teinud oma vigu. Eks me ju oleme kõik emotsionaalsed olendid nii-öelda, emotsiooni pealt toimetame. Et olen teinud oma vigu, aga samas tuleb seda ettevõtluses teha. Ja üks suurim väljakutse ettevõtluses minu arust naiste puhul jällegi just nagu, või mulle tundub, et naiste puhul on see, et nad ei julge nagu raha küsida ja ei väärtusta seda oma aega tegelikult nagu võiks. Et mul on endal täpselt seesama koht, et kus tihtipeale ongi seda siis mingi teenuse või hinda välja öeldes on selline tunne, et kas äkki on liiga palju. Et tegelikult see on ka minu meelest rohkem selline naiste
kiik siis, kui nii võib öelda. ja nii ta kipub olema. mina olen soovituse andnud, kellel ongi raske raha küsida. pane oma hinnakiri avalikult välja. kui sul on see hinnakiri, sul on see tunnihind, sul on see kuskil kodulehel üleval, siis ta on juba avalikult, see ongi nii-öelda fiks, see on paigas. sinu hind on selline, kes tuleb sinu lehele, ta näeb juba, et sinu hind on selline ja kui talle see hind ei sobi, ta ju ei võtagi sinuga ühendust, onju. Et kui ta tahabki seda odavamat teenust saada. aga kui sina ennast väärtustad, siis sa panedki selle hinna kohe välja ja sa panedki selle hinna juba selle võrra kõrgema, et sina väärtustad oma aega, sa tead, mida sa oled ise väärt, millised teadmised sul on. Et kui me võtame kasvõi virtuaalassistendi teenusena, et kui mina tahan virtuaalassistendi teenust osta, kui mul on valida, et kas ma võtan selle, kes küsib 10 eurot tunnis, kes küsib 20 eurot tunnis või 30 eurot tunnis, siis noh, see otsus on nagu väga lihtne seal on ju. et ma ei võta seda, kes on kõige odavam, sest et see odav hind tekitab minus kohe kahtluse, et miks ta nii vähe küsib, et järelikult ta ei oska või ta ei ole piisav, et ja ta isegi ei ole sellel enesekindel. tasemel. Jah, või ta ei olegi enesekindel, et ta ei julgegi küsida. ja samas jälle, kes küsib liiga palju, siis võib-olla tekib jällegi, et aga ma ei ole valmis näiteks maksma nii palju lihtsalt selle teenuse eest, et minu jaoks ei ole see nii palju väärt. ja eks osadel juhtudel kindlasti see hind on õigustatud, et sa tead, et seal ongi teadmised ja kõik asjad taga ja mingite spetsiifiliste asjade puhul, et kui sul ongi vaja nagu tõesti tehniliselt tarka inimest, siis tegelikult iga nii-öelda finantsidest arusav ettevõtja on valmis maksma selle suurema hinna, sest ta teab, et ta saab sealt parema teenuse. ja hästi oluline on jah, et seda väärtustada ennast ja mina leiangi, et ongi kõige lihtsam seda teha, kui sa paned selle hinna avalikult välja. et kui sul nägin hinnakiri on minagi seda lihtsama vastupanu teed, et ongi, et siis pöörduvad need inimesed, kelle jaoks see nagu on normaalne hind, eks ju. et alati ongi neid kliente ka väga erinevaid, on ju, kelle jaoks on võib-olla ulme ja mõistetamatu. aga teenused on ka ju nii seinast seina ja erinevad ja kõik on sellised tegelikult läbiräägitavad, et osad asjad tulebki teha mingisuguse nii-öelda valmistöö hinnaga üldsegi, et mitte siis tunnihinnaga kõike hinnastada. ja et kindlasti seda paindlikkust peab ka teenuse puhul olema seal, et kõike võib-olla ei saagi nagu tundidesse panna või klient ei ole valmis nagu tundides kinni maksma seda, et näiteks kui minul on vaja olnud, kes artikleid kirjutab vahepeal, siis samamoodi kliendina ma ei taha seda umbmäärast hinda, et kellegi küsib näiteks sellist tunnitasu, et ma lõppkokkuvõttes ju ei tea, et kui palju tamal tunde kulub selleks, et see artikkel valmis kirjutada, et kas tal kulub selleks tund, kaks või kulub tal hoopis 10 tundi selle jaoks, on ju. no just, aga et mina ka virtuaalse assistendi teenuse pakkujana tegelikult just mõtlengi, proovin vaadata nagu läbi kliendi silmade seda, et kas mulle endale meeldiks niimoodi, et ma tegelikult ei tea, et noh, et see on ju loometöö näiteks seesama on ju artiklite kirjutamine, et sa ju ei, sul pole aimu ka, mis arve sulle siis lõpuks tuleb sealt, et ikkagi on vaja ju oma kuludega eelarvesse jääda. Ja just. ja minu meelest nagu võiks mingi paindlikkus olla ka seal. muidugi virtuaalse assistendina on nagu hästi lihtne panna mingi kindel hind, on ju, et sul ongi see üks tunni hind ja nii on. aga võib-olla su jaoks, enda jaoks annab ka nagu julgust juurde see, kui sa panedki nagu erineva hinnakirja, et see hinnakiri ei pea olema väga lai, et kui ta on väga lai ja keeruline, siis on kliendil ka raske mõista, on ju. aga ongi, et näiteks kui sul ongi ainult see tunnipõhine arvestus, et siis ongi, et teatud tööd ongi näiteks madalama hinnaga, mis ongi võib-olla sellised nokitsemised ja samas mingid tööd ongi kallima tunnihinnaga, et kui ma näiteks võtangi, et virtuaalne assistent, kui mul on vaja tema käest näiteks turunduses abi, et ta tegeleb minu sotsiaalmeediaga, siis on jumalast okei, ma maksan talle see 30 eurot tunnis, on ju. et ma tean, et ta teeb väga spetsiifilist tööd, seal on teadmised taga ja ma nagu usaldan seda protsessi, mis ta teeb. aga näiteks, kui ma räägin mingi postkasti sorteerimisest, mis ei taha nagu mingeid erilisi teadmisi saada, see tahab nagu lihtsalt nokitsemist või täpselt see mingi, ma ei tea, kujunduse, ma ei tea, slaidide ettevalmistus on ju see mingi kujunduse tegemine, kus sa lihtsalt nagu tõstad asju paiku, vaatad, mis sobib ja mis iganes, et see on hästi aeganõudev, siis pigem selliste teenuste puhul jällegi ma nagu ei tahaks maksta 30 eurot tund, vaid ma tahaks võib-olla 20 eurot tund ehk et ma tahaks soodsamalt, sest ma tean, et neid tunde kulub sinna palju, on ju. et see paindlikkus seal hinnastamisel ka võib-olla,
et mitte nii-öelda üks kirvega löödud hind, vaid vastavalt siis sellele töö eripärale ka, et mis võib-olla ka julgustab nii-öelda klienti natukene siis, et tal on võimalus nii-öelda osta erinevaid teenuseid erinevate hindadega, et vastavalt sellele, mis on siis see keerukus aste sealjuures. on tegelikult ka suur tõenäosus, et kui ongi assistendi tunnihind kõrgem, siis ta tõenäoliselt on ka pädevam ja teeb ka kiiremini need asjad ära, ma vähemalt eeldaks seda. Mhm. Aga jah, eeldada ei tasu, onju. Eeldada ei tasu jah, et paraku elu näitab midagi muud ka, et see ei tähenda alati seda kahjuks jah. Ja selle aja väärtustamise osas veel, et tihtipeale võib-olla ettevõtte algusaegadel, et see on hästi palju selle enesekindlusega seotud, et ei julgeta raha küsida ja võib-olla tehaksegi paljusid asju tasuta. Ja just selle mõttega, et ah ei, et ma ise õpin ju juurde ja ma saan ise mingit tuntust ja ma saan ise julgust ja kõike seda, et noh, hästi palju nii-öelda põhjendusi, vabandusi leitakse, et miks peaks tegema tasuta selle asemel, et mõelda nii, et aga miks ma peaks tegema tasuta, kui ma võiks teha sedasama asja raha eest. ehk et noh, see on kõik ju enesekindlusega tegelikult seotud, on ju. see et ongi kui see, sa et kui ma ei kaasa kedagi ja ise teen, et siis ma ei pea ju vaata, et no aga siis ongi jälle, et enda aega siis sa ju ei väärtustagi. ja just ja noh, lihtsalt ongi, et ma ei tea, keegi kutsub sind kuskile üles astuma, esinema, ma ei tea, võib-olla saab ise selle eest raha või mis iganes, on ju. et siis sa ei pea minema tasuta seda tegema, et sa võid küsida, kui sa ei tunne, et sa oled valmis küsima, ma ei tea, 50 või 100 eurot mingi esinemise eest, küsi kasvõi 20 eurot, küsi midagi, näita, et sa väärtustad ennast, et sa oled rohkem väärt kui null. Et see, kui sa julged küsida, näitab tegelikult ka sellele inimesele, kes sind kutsub kuskile üles astuma mingile, ma ei tea, konverentsile, mis iganes, näitab ka talle, et sa oled oma pädevuses kindel ja sa julged küsida. see on võib-olla hea lause, mis kõlama jätta, et teinekord, kui sellised kohad on ju, et kas ma olen null ma olen rohkem kui null kõlab võib-olla nii paned halvasti. mingi hinna ma olen ja, rohkem kui null. ja. et rääkisime siin sellest eneseväärtustamisest ja delegeerimise hirmust natuke ja et jõuame selle juhi rollini ettevõttes. et mis on juhi roll ettevõttes? mina näen seda nagu nii, et juht ettevõttes ei peakski nagu olema enda see nagu turundaja, raamatupidaja, mis iganes kõik veel sotsiaalmeedia spetsialist on ju, et juht peaks olema just selline, kes loob neid süsteeme, paneb need süsteemid tööle, paneb inimesed sinna töötama nendesse süsteemidesse, et mis siis tema jaoks nagu kasu tooma hakkavad. et aga tihtipeale ongi see, et alustades just on ju, et ei ole ju veel nii palju vahendeid on ju, et ei saa tööjõudu kaasata ja siis tulevad nagu need takistavad mõtted, Mm -hmm. et ja kuidas need sellega toime tulla. rahaga seotud uskumused on üldse tegelikult sellised, millega tehakse alguses kõige suuremad ja kallimad vead enda jaoks. ehk et näiteks ei taheta palgata, sa ei pea palkama, sa saad ju tunnitasu alusel samamoodi turundajat endale näiteks sisse osta või sotsiaalmeedia haldurit. Et ei julgeta seda kulutust teha ja siis proovitakse ise hakkama saada, et näiteks turunduse poole pealt just, et püütakse teha siis näiteks Facebooki või Instagrami reklaami või ka Google'i reklaami, aga see ei tööta ja siis pannakse tegelikult mitmekümneid, võib-olla mitmeid sadu eurosid selle turunduse reklaami raha alla, et seda sotsiaalmeedias siis seda reklaami ringlema lasta. aga see ei too tulemusi ja ta ei too tulemusi, sest meil ei ole võib-olla endal seda teadmist, seda know-how'd, kuidas neid mingeid asju teha, kuidas siis päriselt hästi turundada, millised on need laused, mis kutsuvad ostma, on ju, et kõik see, võib-olla isegi see visuaalne pool, et milline on üldse müüv plakat. ja see on nagu üks kallimaid kulutusi, mida nagu teha, on ju, et sul lõppkokkuvõttes on palju odavam võtta see paar tundi konsultatsiooni turundaja käest, kes paneb sulle paika need asjad, et mida siis tegema peaks, kuidas peaks tegema ja siis võib-olla see mõnikümmend eurot siis nii-öelda seda reklaamiraha, et see siis nagu ringlema panna ja see toob sulle kordades rohkem tagasi.
Samamoodi on ka raamatupidamise poole pealt, et tihtipeale vaadatakse, et ei, et ma ei taha küll raamatupidamisteenuse eest maksta, et see on liiga kallis ja mis iganes, proovitakse ise teha. Ja seda ma olen siis ka näinud, kuidas see tegelikult on üks kallimaid vigu, mida tehakse, sest tehakse ise valesti, et ei ole neid teadmisi selles valdkonnas ja ühel hetkel siis, kui raamatupidaja poole pöördutakse näiteks majandusaasta aruande jaoks, siis tuleb välja, et asjad on valesti tehtud ja see kontrollimine on meeletult ajamahukas, see on väga ajamahukas töö ja see tõenäoliselt läheb kordades rohkem maksma, kui oleks läinud see raamatupidamisteenus ise selle ettevõtte mahtude juures. Ehk et need on sellised kulukohad, mida tegelikult annab kokku hoida kohe alguses, aga tunduvad nagu megasuured kulud olevat. Et me ei julge maksta teistele inimestele nende teadmiste eest ja me proovime ise ja lõpuks maksame rohkem. jah, tegelikult vaadatakse siis natukene nagu kaugemale sellest kohast, et mul ei ole, et noh, praegu ei ole, on ju, aga siis tuleb sul see müügiinimene, kelle sa palkad müüki tegema ja ta toob sulle selle raha sisse ettevõttesse ja saadki talle tasuda, on ju. et Mhm. julgeks natukene kaugemale näha. Ja sealt see mõte ka, et värba endast targemaid inimesi. Et kui sul ongi vaja müüki edendada, sul on vaja seda tõsist müügiinimest, siis ära võta endale ettevõttesse tööle näiteks madalama palga eest inimest, kes alles õpib müügitööd tegema, vaid pigem maksa juba kohe talle see natukene rohkem, võta see pädev inimene ja ta toob selle tulemuse sulle palju kiiremini. Ta toob selle tulemuse sulle kohe lauale ja need tulud hakkavad juba kohe, sa näed, et see tulu tuleb sul tagasi, katab sul selle kulu ära ja toob kordades rohkem veel tagasi. Et kindlasti jah, minu soovitus ja see on see üks minu moto, mida ma püüan üldiselt nagu jälgida ka oma töötajate värbamisel, et värba endast targemaid inimesi. See on ka võib-olla natuke see riski koht, et julge võtta riske, et see tundub nagu risk on ju, et mul praegu ei ole vahendeid, aga ma teen selle otsuse ja kaasan. Et siis usaldad, et vahendid tulevad. Ja tavaliselt see nii ka on, et kui otsus on tehtud ja sa tead, mida sa tahad, siis need vahendid lihtsalt, lahendused tulevad. Mhm. Ja see on üks ettevõtluse osa, et julge vastu võtta, julge võtta riske, et sa julged riskida ja kui sa tegelikult tead, et see inimene, kelle sa võtad, ta ongi tugev müügiinimene, siis sa võid olla kindel selles, et ta toob selle müügi sulle lauale ka pärast. Et ta ei ole see ehku peale mineja, et äkki ma midagi saavutan või teen, vaid ta ikkagi nii-öelda vastutab siis ka oma tegevuse eest, et alles hiljuti pereettevõttega seoses, siis ma võin ühe näite tuua, kus siis otsiti e-poele turundajat, kes oleks siis valmis sotsiaalmeediat tegema ja siis vahepeal nagu neid reklaampostitusi ja asju siis ka lisaks, et reklaami ringlema panna. Ja uurisid ka siis erinevaid teenusepakkujaid ja kõige nii-öelda parem teenusepakkuja, kes neil siis silma jäi, nad viisid siis temaga nii-öelda vestluse läbi. Turunduse kuuhinnaks pakuti väiksele ettevõttele 700 eurot, et olla nagu igakuine kulu ja noh, mis on tegelikult ju nagu väikeettevõtja mõistes nagu meeletu suur summa ja nad ütlesid talle ka, et kui sa garanteerid meile tulemuse, et see toob meile kliendid ka ja see tulu tuleb meile tagasi, siis me võime nagu selle koostööga edasi minna. Nad tegid selle vestluse ära ja pool tundi hiljem seesama turundaja saatis neile siis kirja, et siiski ei, et tema ei julge garanteerida, et tema see töö toob selle tulemuse ka lauale. Ehk et kui sa julged küsida nii kõrget raha, siis sa pead julgema garanteerida ka oma teenust, et näitama, et sa päriselt oled ka seda väärt siis. Et kui sa küsid nii kõrget hinda ja tunnistad ise ka pärast, et sinu võib-olla see töö ei toogi tulemusi, siis näitab jällegi, et see hind ei ole õiglaselt seatud. Just, kuhu me siis jutujärjega jõudnud oleme. Et rääkisime siin natuke süsteemide loomisest ka, et ettevõtja loob neid süsteeme, et millised süsteemid ettevõttes võiks siis olla. Kas keegi oskab pakkuda? Näiteks esimesena tulevad mulle pähe sellised infosüsteemid on ju, et ongi, et kuidas see
infovahetus käib, kuidas see on organiseeritud ettevõttes. Näiteks ongi need koostöökeskkonnad, on ju, ja mingi plaan, mille järgi nagu koostöö käib, on ju, et sellised asjad oleksid paigas, et ei leiuta iga kord käigu pealt, siis saab ka kiirendada protsesse. mis süsteemid veel võiks olla? ja selles mõttes erinevate suhtluskanalite osas ka või noh, ongi needsamad infosüsteemid, tegelikult julge ise käia välja oma mõtteid. Ja kui sul on juba nii-öelda äriprotsessides kirjas, et kus, mis kanalite kaudu sinu see suhtlus käib, näiteks kus on erinevad ülesanded pannakse kirja, mis iganes, siis ära karda seda ka oma koostööpartnerilt küsida, et ta neid samu asju järgiks. Ehk et näiteks kui mina ettevõtjana ma tunnen, et ma ei taha, et mulle Facebooki Messengeri nii palju kirjutatakse tööasju, sest ma unustan need lihtsalt ära, sest Facebooki Messengeris on ju väga lihtne, et sa loed ära, ta on unustatud, on ju. ja kui mul on 100 miljon muud mõtet peas, siis see asi jääbki tegemata, et mulle pigem meeldibki näiteks meili peal, sest et siis ta mul jääb silme ette. Või siis näiteks assistent endine soovitas Slacki, et Slackis on võimalik ülesandeid seada üles niimoodi, et sa saadki nagu meeldetuletused endale panna, et sa saad täiesti nagu kirja kontekstist välja võtta, et ahah, näed, see on ülesanne ja sa paned endale meeldetuletuseks selle. et selliseid erinevaid keskkondi, et kui sa näed, et sul on mingi asi mugavam, siis kindlasti ka koostööpartneritele siis neid soovitada, et üldjuhul ikkagi tullakse nende mõtetega kaasa, et seda enam, kui see aitab sinu ettevõtte protsesse kiirendada või hõlbustada siis kuidagi. Infohaldussüsteemide alla võiks lugeda ka dokumendihaldussüsteemi, on ju, et kuidas need on üles ehitatud, et meil näiteks on ka ju kliendilepingud, siis on eraldi nagu tiimiliikmetega lepingud, siis on mingid lepingu muutmise lisad, kus sa need kiiresti üles leiad vajadusel, on ju. Et ma olen tegelikult kohanud ettevõtteid, kus minu jaoks oli üllatus, et tegelevad isikuandmetega ja tööd on nagu suures mahus ja nad peavad säilitama neid dokumente, et neil ei olnudki mingit süsteemi ja et need olidki nii, et ettevõtte juht siis otsis taga, kui vaja oli midagi, et ei teadnud, kus on ju, et see nagu, ma ei tea, kui jätkusuutlik see võiks olla. Et kas või kõige lihtsam, et mina kasutan lihtsalt Google Drive'i keskkonda hetkel, on ju. Et ja on see on hästi huvitav üldse, et sa räägidki nendest dokumentidest. Finantssüsteemide puhul on sama, et peaks olema see kindel süsteem ja kui dokumentide puhul on veel see, et näiteks leitakse see üks koht, kus neid säilitatakse, siis hästi palju on näiteks ettevõtjaid, kellel ei ole mingit kindlat näiteks arvete haldussüsteemi, et kuidas nad, kus või kuidas nad üldse arveid hoiavad. Ehk et näiteks raamatupidajal on hästi raske seda infot pärast kätte saada või siis nende enda jaoks on nagu tohutu töö selleks, et see pärast see kõik nagu kokku panna, et näiteks hoitaksegi lihtsalt postkastis need erinevad arved on ju, kuskile neid ei salvestata eraldi mingit süsteemi. ja just, ja siis on nagu hästi-hästi raske pärast ja siis tundub endale ka, et issand, et seda kõike on nii palju ja see majandusaasta aruande tegemine on nii raske, sest et arveid ei leia üles ja mis kõik veel. et samamoodi nagu sa säilitad oma dokumente, mingeid lepinguid, asju, et samamoodi tuleks ka arved siis säilitada kuskil ühe koha peal näiteks on ju ja mingid kindlad süsteemid, et mida rohkem ettevõte kasvab, seda keerulisem tegelikult on silma peal hoida erinevatel finantsasjadel, et siin olemegi järgmise süsteemi juures juba, et ja finantssüsteemid, millest Margarita teabki rääkida hästi, on ju. ja just, et sellepärast need süsteemid ongi hästi-hästi olulised, et jah, et kui sul ettevõte juba kasvab, sul on kulusid on hästi palju, siis neid maksetähtaegasid järgida on nagu hästi keeruline, et need kõik arved saaks õigeks ajaks tasutud, mitte jälle liiga vara on ju, vaid pigem nii nagu vaja on, sest et sa ei tea kunagi, kuidas see rahakasutus ettevõttes nagu on ju, et ettevõtte tulud teadagi on teistmoodi kui eraisiku tulud, et eraisiku tulu tuleb üks kord kuus reeglina, aga ettevõtjana sul tuleb võib-olla mitu korda kuus, vahepeal klient jääb võlgu sulle, sa ei saagi vahepeal raha kätte, aga sul on arved ikka vaja ära maksta, et siis on oluline pigem maksetähtaegasid järgida, mitte seda, et kui arve tuleb, siis ma kohe maksan ära. aga selleks tulebki enda jaoks mingid süsteemid nagu üles ehitada siis, et kasvõi see Google Drive'i kaustas on ju, et tehagi, ma ei tea, tasumata ja tasutud arvete kaust või kuidas sul on endal? Eraisikute puhul ongi ka ju niimoodi, et nad maksavad, kui arve tuleb, siis maksavad kohe arve ära, on ju. Et ettevõtluses on just see, et jah, see arve tuli, aga see tähtaeg on veel seal, et mul tuleb vahepeal veel võib-olla, et ma ei tõtta seda kohe tasuma, on ju.
et noh, mina teen ka nii, et ma võtan nad meilist kohe, laen alla ära ja tõstan sinna kausta ja seal kaustas nad ongi mul koos, ma näen, millal need tähtajad siis on ju, et arve pealt otse. Ja täpselt niimoodi tõstangi eraldi kaustad, mis on juba ära tasutud. Et siis mul on see ülevaade ees kogu aeg. No tšekkidega on natuke teine lugu, et nendega ma olen küll vahest nagu viivitanud, sest et nad on siin ja seal, on ju. Et pigem nagu väldiks edaspidi neid pabertšekke, et tänapäeval on ikkagi võimalus isegi need, kui lähed pakki saatma, saad sealt automaadist võtta tšeki või siis lasta selle meili peale saata, on ju. Ja no üleüldse nende finantssüsteemide puhul ka, et ettevõtte algusaegadel võib-olla neid tšekke, arveid on vähe, aga mida rohkem ettevõttel juba tegevust on ja ka, et näiteks tulevikus raamatupidamise kulu pealt kokku hoida, siis kindlasti uurida erinevaid koondarve võimalusi, et ma ei tea, Itella, Omniva, TPD, et kui sul ongi pidevad pakisaatmised, et mitte siis iga kord võtta neid pakiautomaadi tšekke, vaid uuridagi kohe lepinguliseks kliendiks ennast ja siis sa saadki juba nii-öelda koondarve üks kord või kaks korda kuus, et vastavalt sellele, kuidas siis kellelgi intervallid on või kuidas sul endal mugavam on. aga nii hoiad sa hiljem raamatupidamise kulu pealt ka kokku, et kui sa raamatupidamisteenust hoiad, ostad sisse, sest sul on näiteks kuus, ma ei tea, 20 pakiautomaadi tšeki asemel on sul hoopis ainult 3 arvet, on ju. ja raamatupidajal on siis nagu kandehind, on ju. jah, üldjuhul jah, et sellepärast ongi, et kandeid ju tekib vähem ja nii tulebki lõppkokkuvõttes ju odavam ka. ja endal on samamoodi ju tegelikult niimoodi lihtsam arvestust pidada, et kui sul noh, ongi, et kes igakuist raamatupidamist veel ei tee, et oma siis tuludel-kuludel silma peal hoida, et siis sul on ju kergem jälgida seda 3 arvet, et kui palju sul kuus läks näiteks TPD Omni või Tella kokku, kui see, et sa hakkad neid 20 tšekki seal kokku lööma, et nii palju mul nüüd transpordi peale see kuu läks, on ju, et sul on palju lihtsam seda arvestust enda jaoks pidada, et kui suured need kulud siis on. sest ettevõtte kasvades kulude kasv üldjuhul käib kaasa, aga kindlasti tuleb neid kulusid siis hoolega just järgida ja pigem isegi hoolsamini, et sa teaksid, kuhu sinu raha läheb. Mhm. Siis on meil turunduse süsteemid veel, et need võiks olla ka ettevõttes nagu paika pandud, valitud välja turunduse kanal, et see sõltub ka ju sellest sihtgrupist, on ju, kus ta kõige rohkem aega veedab, kus sa saad teada, kus ta kõige rohkem aega veedab. Ilmselt seal turu-uuringu kaudu on ju juba, mis Mhm. on eelnevalt tehtud. Ja sinul, Margarita, on vist turundaja olnud abiks, on ju, et mismoodi teie selle turunduse süsteemi paika panite, et tegite kõigepealt ühe turunduse plaani valmis, eks ju? Ja me jah, lõime nii-öelda selle turundusplaani või sotsiaalmeediaplaani siis, kuidas midagi tegema hakata. Ja noh, selles mõttes me oleme ka ajas nagu muutnud seda, et kui meil oligi paar kuud oli ühtemoodi, siis me hiljuti näiteks just rääkisime läbi, et me hakkame natuke teistmoodi tegema või muudame siis seda, et mis ta nagu täpsemalt teeb, et vähendada mingit ühe asja osakaalu, suurendada teist, on ju, ja võib-olla rõhku panna siis pigem tasulisele reklaamile. et samamoodi neid süsteeme ajaga ikkagi muuta ka vahepeal, et kui sa näed, et üks asi enam ei tööta või et nüüd võiks rõhku mujale panna, siis niisuguseid asju läbi rääkida. ja turundus üldiselt, ma tean, et on täiesti see mingi ekslik arvamus, et kui sa pead ennast turundama ja reklaamima, et järelikult sa pakud kehva teenust. ei, kui sa tahad kasvada, oma ettevõtet kasvatada ja edu saavutada, siis sa pead turundama, et see ei ole mingi tabuteema, et sa kuidagi nüüd sellepärast kehvem oleks või et sul kliente vähem oleks, vaid turunduse eesmärk ongi ju neid kliente juurde saada ja ise edasi kasvada. et samamoodi, kui mina olen rõhku pannud nüüd rohkem nagu turundusele, seda teeb siis turundaja, siis selle eesmärgiga ju, et ettevõtet kasvatada, et mul ei ole seda, et mul oleks tööpuudust, vaid ma tahan töötajat juurde saada, selleks mul on töövahtu vaja suurendada ja kõik see. ja ütleme, mis puudutab näiteks veebipoode, siis tasuline reklaam, see on täiesti must have. et see ei ole küll kulu, kust kokku hoida, selleks, et see nii-öelda orgaaniline müük hakkaks kunagi ise tulema, sa pead endale ikkagi kõvasti nime tegema. et e-poodide puhul ka see konkurents on ju meeletu suur, neid sama valdkonna võib-olla mingeid tootemüüjaid on nagu mitmeid erinevaid
ja kui sa tahad ikkagi silma paista, sa tahad seda müüki suurendada, siis sa pead seda reklaami tegema sinna juurde. ja mina oma klientide pealt näen küll, kuidas reklaamikulu toob kordades rohkem raha tagasi. nii et seda kulu ei tasu üldse karta, et pigem julgelt seda kulu ette võtta, aga lihtsalt see nagu ma ennem ka rääkisin selle turunduse seisukoha pealt, et kui sa ise täpselt ei tea, kuidas või mis tegema peab selleks, et see paremini müüks, siis kindlasti võtta kasvõi see turunduse assistent või keegi endale appi, et kes aitab sul selle reklaami siis üles seadistada niimoodi, et see pärast sulle siis nagu tulu tagasi ka tooks. hea on tegelikult minu meelest nende süsteemide paikapanemisel just selline nagu professionaal appi võtta, kes ongi turundaja, et teete need plaanid ja kõik valmis. ja et siis teostada saab ju siis kasvõi ka virtuaalne assistent on ju, et plaan on ees ja on teada, kuhu, millal, mida ja siis assistent aitab on ju edasi, et võib-olla tuleb ka siis natukene soodsam see teenus on ju, et turundajate hinnad on ikkagi päris kõrged. Mhm. Jaa, et igati nõus. turundusel esimene osa ongi see, et koduleht oleks olemas ja esinduslik ja korras, et siis sealt edasi see e-poe teema on ju. et kodulehte ka tegelikult ju ei ole paljudel, kes noh, võib-olla siis ongi, et kliendid on juba kuskilt tutvuse kaudu ja juba töötab, et aga siis siiski, et kui on soov kasvada, on ju, et siis peaks olema ikkagi sellised asjad ka, et kodulehe kaudu see seo optimeerimine päris hästi aitab kaasa, et kes seal veel mingeid artikleid ja blogisid postitab, on ju, ja siis sotsiaalmeedias jagab, et siis ta hästi-hästi aitab seda liiklust tekitada sinna kodulehele. Mhm. Jaa. Kätlin vahepeal küsis finantsteemadel, et kui klient on pikalt arvega võlgu, et kui mõistlik on talle siis järgi anda ja lubada pikemat tagasitasumist. Tead, see võlgu olemine on üks eneseväärtustamise koht jälle, mis tuleb kohe algusest paika panna, et sina väärtustad oma aega, et sa oled selle panuse andnud, et kliendi eesmärkide poole püüelda, sest sina ju turundajana, assistendina, mis iganes valdkonnas sa tegutsed, sa ju oled panustanud oma aja selleks, et klient saaks rohkem edu saavutada, et tema mingid protsessid oleks kiiremini, rohkem hõlbustatud, siis ka klient peab mõistma seda sinu väärtust, et sa oled väärt seda, et tema sulle tähtaegselt arve tasub või siis kui tõesti on mingi makseraskused, et klient ise sinu poole pöördub, et näed, et ma see kuu maksan sulle 5 päeva hiljem või mis iganes. aga et selline asi tuleks jah, nagu koheselt paika panna, mitte siis lubada seda, et klient jääbki konstantselt võlgu. sest minu kogemuse pealt on küll, et kui ükskord klient jääb võlgu, kui sa lubad tal seda pikalt lohistada, siis ta hakkab kogu aeg võlgu sulle jääma ja siis aga ta mis hakkab järjest aitab? pikemalt jääma. Viivise rakendamine aitab. No kes on konstantsed võlglased, siis ei, ei ole kasu sellest ka. ei ole selles mõttes ja et pigem nagu konkreetselt paika panna ja ettevõtjana meil on võimalus siis ka maksekäsu kiirmenetlust algatada. ehk et kui sul klient juba esimesel korral võlgu jääb, siis ma ei tea, paari päeva jooksul peale maksetähtaega juba temaga ühendust võtta, uurida, mis põhjusel ta ei ole arvet tasunud, kui ta sinu kirjale ei vasta, ei reageeri, siis saata talle uus kiri välja, et kui ta näiteks selle aja jooksul sulle arvet ei tasu, siis sa oled sunnitud maksekäsu kiirmenetluse algatama. no üldjuhul keegi seda ei taha, onju, et selle maksekäsu keermenetlusse maksab sama klient lõppkokkuvõttes kinni, on ju, et sul on õigus see raha sisse nõuda ja tema register saab ju sellega häiritud ja üldjuhul ju keegi seda ei soovi. aga tuleks nagu algusest peale kohe olla karm, ennast nii-öelda kehtestada selleks, et pärast mitte ise siis hätta jääda selle sama kliendiga. et jah, kogemus näitab, et kellel on see kalduvus võlgu jääda kogu aeg, siis nad jäävadki ja need võlad lähevad järjest pikemaks et võib-olla lükatakse 2 kuud edasi. et see lahendus oleks juba kliendiga koostöö ära lõpetada. jah, selles mõttes, et kui see väga on motivatsiooni ei ole ka ju töötada edasi, on ju, et kui arved on õhus, et. ja just, et mina ise olen samamoodi klientidega lepinguid lõpetanud niimoodi, sest ma olen ka ütlenud, et minu jaoks on see
nagu tülikas, et ma pean kogu aeg küsima ja nuruma ja mulle ei meeldi raha nuruda, et ma pean käima küsimas kogu aeg, et kuule, et millal sa mu arve ära maksad või et mis põhjusel on maksmata või mis iganes. Ja Kätlini puhul ka, et kui see on ikkagi tegutsev ettevõte, siis kindlasti maksekäsu kiirmenetlusega ähvardada. ma ei tea, kas see 50 või 60 eurot, mis see nii-öelda riigilõiv on, mis seal tasuda tuleb, kindlasti kliendi kirjas siis ära ka mainida, et kui ta sulle näiteks selle aja jooksul ei maksa, siis oled sunnitud maksekäsu kiirmenetluse algatama ja et tema siis maksab need kulud kinni, mis sellega seoses tulevad selleks, et siis nii-öelda nagu ennast rohkem kehtestada. et muidugi minul on ka näiteks üks klient, kes mul on väga suure summa võlgu, aga noh, seal ei olegi midagi teha, et ettevõte läks pankrotti ja see on paratamatu, sa ei saa seda raha kätte, onju, et vahet ei ole, mis sa teed, sa seda raha kätte ei saa. aga kui see on tegutsev ettevõte, siis ma kindlasti soovitan ennast kehtestada ja tõesti alustada pihta kasvõi selle kiirmenetlusega. selles mõttes, kui koostöö on lõpetatud, see küsimus siis lepinguga seoses, et kui enam koostööd ei ole, et kui te olete koostöö lõpetanud, siis ma soovitan igal juhul lõpetada ka lepingu ära, et ei ole mõtet ju seda lepingut õhus hoida, kui reaalset koostööd enam ei ole, et siis on nagu mõlema jaoks lõplik ka see, et muidu on see, et võib-olla ühel hetkel ta ikkagi tuleb, et kuule, et näed, et ma nüüd tahan seda ja ma tahan, et sa 2 tunni pärast ära teed, onju et kui teil on ju kehtiv leping, siis tal on nagu õigus nõuda ka sinu käest teenust. aga kui see leping on lõpetatud, siis on nagu asi ammendatud mõlema poole jaoks siis. et siis on lihtsalt lepingu lisa, on ju. ja just, lepingu lõpetamine, jah. nii, kas Kerli võtab järgmise teema? Süsteemide juures olime, et kolmas-neljas on ju siin nimekirjas see personalihalduse süsteem, et kuidas siis see personalihaldus ettevõttes käib, et peaks olema ka süstematiseeritud, on ju. ja seal mitte ainult siis dokumentidest me ei räägi, vaid ka selline regulaarsus mingi teatud asjade puhul, näiteks tagasisidestamine on ju, mingid arenguvestlused. mis veel võiks olla, et üldse see nagu kultuur, et kuidas käib inimeste värbamine või siis uue ettevõttesse tulnud uue inimese nagu sisseelamise periood või et kuidas tema see nagu väljaõpetamine, see sisseelamine käib, on ju, et tegelikult kui vaatama hakata, siis igal pool nendes süsteemides justkui peaks olema juhendid ees, on ju, et siis neid juhendid ka kohutavalt palju. aga mingid eeskirjad või need võiks olla nagu kokkulepped, et kuidas on, et kui on personalispetsialist, et siis tõenäoliselt ta teeb ise mingid juhendid ka valmis, mida vaja on. et siin jälle nagu kutsuks üles delegeerima spetsialistidele asjad, et kui ise ei tunne, et väga pädev oleks seal kohas. Meil on näiteks väga hea on tiimis olemas personalispetsialist ka, et kui dokumentide osas või muus osas on küsimusi, et alati tasub kaasata inimesi, kes teavad paremini. ja et seni, kuni me oleme üksikettevõtja tasandil, siis nagu tundub, et ei ole selliste asjade järgi vajadus. aga samas siis, kui ettevõte kasvab juba ja meie eesmärk on ju kasvada ikkagi, siis tekib ka vajadus nende erinevate protsesside järgi, et oleks süsteemid paremini paigas ja need lihtsustavad päeva lõpuks ju ka enda tööd, et sa tead täpselt, kuidas mingites olukordades nagu toimima peab. ja mis puudutab personalihaldust üldse, siis noh, ongi, et kui sa võtad uue töötaja, et kuidas tema integreerub sinu ettevõttega, on ju, et millised ülesanded talle antakse, et kasvõi tõesti nagu need see mingi sisseelamisperioodi jaoks mingi ülesannete list siis või mis iganes, on ju. et algus ongi keerulisem, et enda jaoks siis nii-öelda välja mõelda need asjad ja ka värbamise poole pealt siis võib-olla mingid reeglistikud paika panna, et kuidas värvata, mis kanalite kaudu, millised on tingimused töötajatele näiteks ja kõik see pool, et on soovituslik enda jaoks nagu kirja panna. ja kui sa võtadki, delegeerid endale selle nii-öelda töö, et sa võtad näiteks selle personaliassistendi või spetsialisti siis tööle näiteks, kes hakkabki värbamise poolega tegelema, siis temal on samamoodi ettevõttesse lihtsam juba nagu siseneda, kui ta teab, millised süsteemid on juba paigas, kuidas peaks nagu mingeid asju tegema ja see lihtsustab siis tema tööd samamoodi. ja mina süsteem oma,
alustada on võib-olla heagi sellest, et see rollikaart valmis joonistada, et mis rollid selles konkreetses sinu ettevõttes on täita. Ja siis Mhm. sealt edasi, et kes täidab ja siis mis protsessid seal üldse on, et see on ju nii erinev, et oleneb ettevõtte sellest suurusest ja valdkonnast ja kõigest. Et sellest rollikaardist võib-olla alustadagi ja Mhm. siis need süsteemid luua ja siis see meeskond nagu, et Mhm. on hea minna. ja seda rollikaarti ju tegelikult saab juba ettevõtte algusjärgus ka teha, et seal rollikaartide peal küll enamus nii-öelda punkte täidadki sina ise, et sa oledki vastutav nende asjade eest, aga kui sa juba alguses, siis kui sul on aega rohkem ju juba on ju, et sul võib-olla ei ole kliente nii palju, siis on tegelikult kergem juba neid protsesse juurutama hakata ka, et sa paned need asjad kirja, mõtled need asjad läbi ja kui sa siis kunagi delegeerid kellelegi mingeid asju edasi, siis sul tegelikult on juba nagu mingid bullet'id paigas, et millised on ülesanded, millised kellegi rollid on. Et see juba lihtsustab siis hilisemat tekivad nagu tööd. ametijuhendid omamoodi juba onju. ja just, täpselt. Ja siis müügisüsteemid on ka nagu üks selline suurem osa, et ennem siin rääkisime ka müügiinimese kaasamisest, et see müügiinimene tõenäoliselt teab ka paremini, et millised need müügiprotsessid võiks olla või kuidas korraldatud ettevõttes. Et ongi mingi regulaarsus tekitada, et millal kuhugi mingi reklaam panna või kust kaudu sul tulevad kliendid on ju, et kes siis täidab neid ülesandeid, kes helistab, kes vastab kirjadele, kuidas kirjadele vastatakse, kuidas päringutele vastatakse, et kõik see süsteem nagu. Mhm. ja müügi puhul ju üks olulisemaid komponente on ju klienditeenindus. ja hea on see juba oma protsessidesse kirja panna, et kuidas see täpsemalt välja peaks nägema, millised on sinu enda väärtused ettevõtte juhina, millised kuvandid sa tahad ettevõttest jätta. ja kui sa siis võtad endale uue töötaja ettevõttesse, kes siis hakkab samamoodi klientidega suhtlema, et ta neid samu väärtuseid siis edasi ka kannaks, et need oleks täpselt samamoodi. et kui mina näiteks võtsin ka endale raamatupidamise assistendi tööle, siis minu jaoks oli ka number üks nagu talle selgeks teha, et kuidas klientidega siis suhelda, et millised need minu väärtused on. et ma tahan kliendi aega võimalikult palju kokku hoida, ma tahan talle kõik hästi lihtsaks teha, et ta vähem pead peaks valutama, et sellepärast ongi, et näiteks kui ma saadan mingit nimekirja, et mis arved on puudu, et sinna ei jääks mitte mingit muud ülearust soga, et klient otsiks ainult seda, mis vaja on, et mitte sinu tegemata tööd, ainult seda osa, mis temal on tegemata. et võimalikult palju lihtsamaks teha ja et kui kliendil on ikkagi abinõu vaja, siis alati nagu anda seda ja see on nagu see number üks, et see on minu väärtus ja see peab edasi kanduma ka minu töötajaga, mitte ainult minu endaga siis on ju. Müügitöös et ka samamoodi, et kui see on kaasatud, see müügiinimene, et siis see müügiskript, nii-öelda see reklaamtekst ja. tuleks nagu koostöös kokku panna, et sealt tuleks see ka nagu sinu väärtused välja ja see, mida sina nagu esindad, et päris võõras inimene kõrvalt seda ilmselt ei tohiks nagu panna kokku, et Mhm. ja see ongi lõppkokkuvõttes see nii-öelda brändi kuvand, on ju. et kuidas me tahame oma ettevõtet näidata ja et need väärtused siis läheks töötajatega samamoodi kaasa, et nad teaksid siis ka, millised need väärtused on, et nad oskaks neid samamoodi edasi anda. need olid siis sellised süsteemid, mida üles ehitada. aga äri kasvatamise võimalust enam ei tea, et mis te arvate, mis võimalused on oma äri kasvatamiseks või kuidas teie sooviksite oma äri kasvatada? Et kas näiteks oleks mõeldav välisturule liikumine, et oleneb vist ka ettevõttest ja kõik, et tegelikult ka virtuaalne assistent vabalt võib ju välisturule ka liikuda, kui ta suudab seda teenust pakkuda siis inglise keeles näiteks, on ju. Et saabki laiendada oma kliendivõrgustikku ja võib-olla oma personali siis ka peab selle võrra nagu laiendama, et oma meeskonda, et teenust pakkuda. Mis võimalused veel oleks ettevõtte kasvuks? ja kindlasti skaleerimine, kui see on vähegi mingis valdkonnas võimalik. et igal pool seda kindlasti ei ole, et assistendina sul ei ole võib-olla väga suurt võimalust skaleerida, et nii-öelda, et sinu kulud ei kasvaks võrreldes sinu tuludega siis nii-öelda onju. et sinnasamma töötundi selleks, et seda müüa, tuleb seda töötundi ka alla panna. aga kui me räägime jah, mingite
toodete müügist siis virtuaalassistendina ka, et kuidas sul on võimalik oma äri kasvatada, võib-olla mingeid kursuseid luua, mingeid koolitusi, veebipõhiseid selliseid, kus sa võib-olla teedki selle kursuse, koolituse valmis ja sa saad seda müüa siis, noh, ei ole vahet, kas sa müüd teda 10-le, 20-le või 200-le inimesele ja selle läbi on siis võimalik siis oma toodet või teenust siis skaleerida, ehk et sinu kulud ei kasva koos sinu tuludega. muud digitooted ka näiteks ongi mingid materjalid, on ju. Mingisugused sellised, sa oled ise välja töötanud või kokku pannud erinevast infost, mis kuskilt kursustelt kokku saanud, et lihtsalt mingi tasulise materjali näiteks saab müüki panna. Mingid juhendid, mingid näidised, on ju. No minul näiteks on dokumendinäidised, on ju, e-poes, dokumendipõhjad. Et neid on ka teinekord paras peavalu otsida, kui sa netist hakkad otsima ühte asja, et siis tuleb hästi palju ümber teha, on ju. Et sellised ideid võib-olla siit. Mhm. Ja just, nii et alati on võimalik oma teenuste ja tootevalikut laiendada ka, et seesama, et kui sul on võimalus välisturule, et võib-olla sinu teenus, noh, ma ei tea, raamatupidamisteenus on ju, et mul ei ole võimalik välisturule näiteks minna, see eeldaks juba teise riigi maksuseaduse tundmist. aga mul on nagu võimalik samamoodi oma seda teenuse valikut suurendada läbi selle, et ma võib-olla õpin nagu erinevaid valdkondi juurde, et ma näiteks ei piirdu ainult osaühingu raamatupidamisega, vaid ma teen ka korteriühistu raamatupidamisi, investeeringute Võtad kellegi raamatupidamisi meeskonda, on ju. ja just on ju, et võtad kellegi juurde ja siis sa saad, ma ei tea, kes ongi oma valdkonnas tugev ja sa saad pakkuda selle võrra suuremat teenusevalikut. Ja samamoodi, noh, et ongi sinna finantsnõustamist juurde pakkuda, et mis iganes, võib-olla mingite äriplaanide koostamisi. et see tootevalik on nagu niivõrd lai, et nagu virtuaalassistentide tiimi puhul ju sul, Kerli, et sa ju ei paku ainult virtuaalassistendi teenust, vaid sul on pakkuda võimalik ju sisuliselt nagu tervet kompleksteenust, mis üks ettevõtja vajab. Et üks võimalus ongi siis kasvuks see, et teha koostööd erinevate teenusepakkujatega, et kõik ei peagi olema nagu mingi lepinguga sul tiimis või siis, et saadki nagu koostöö vormis ka teha, on ju, et on mingid omad kokkulepped, kuidas siis käib. ja just. Kas kellelgi on ka mingeid ideid, kuidas veel ettevõtet kasvatada? Meil on kõik vaikseks jäänud siin nüüd. oleme vist liiga pikalt rääkima jäänud. Ja oleme ja 1,5 tundi juba, aga see ongi nii lai teema tegelikult ka, millest rääkida, et neid võimalusi on nii palju ja kogu selle kasvu juures ju lõppkokkuvõttes ongi, kõik algab iseendast ja iseenda visioonist, et mida sa oma ettevõttega soovid saavutada, kuhu sa soovid jõuda. Ja meie omalt poolt pakuks teile välja strateegiakõne näiteks, et broneeridagi tasuta kõne meie kodulehel virtuaalassistendid.ee vahelehel kontakt, et sealt saab kohtumise broneerida, saame arutada just teie ettevõttest lähtuvalt, et millega me saaksime aidata või ideid välja pakkuda kas või. Et broneerides on hästi hea võimalus jätta sinna natukene infot, et siis me teeme valmistada, keda kaasata kõnesse näiteks, millist spetsialisti kaasata, et siis me saame kohe nagu õiged inimesed kokku viia ja arutada asjad läbi. Mhm. Ja just. Ja üleüldse ka mina soovitan, hästi palju on tegelikult erinevaid võimalusi konsultatsiooni saada, et tõesti nagu mingi tutvumiskõned on ju, et sa saad võib-olla enda jaoks palju vajalikku infot, sa saad mingeid nõuandeid juurde, aga hästi palju on ka tegelikult tasuta võimalusi veel, mida ei kasutata üldse ära. et ongi erinevad arenduskeskused, erinevad inkubaatorid, kes pakuvad samamoodi ettevõtjatele konsultatsioone, aitavad nii-öelda nagu tõuke anda. ja see on samamoodi täiesti tasuta, aga seda siis tihtipeale ei kasutata ära, et kas arvatakse, et nende ettevõte on liiga väike või siis kardetakse, ma ei tea, ma isegi ei tea, mida kardetakse, et tihtipeale ollakse nõus maksma raha selle eest, et see konsultatsioon saada, aga ei kasutata ära siis tasuta võimalusi, on ju. et võib-olla mõistlik on alustada sealt, kus sa saad raha kokku hoida, sest selle raha sa saad suunata oma ettevõtluses mingi muu asja jaoks, mis tõenäoliselt sulle rohkem sisse juba toob.
ja kui siis hiljem, kui sa näed vajadust, et võib-olla see ei rahuldanud ära seda, mis sul vaja oli, siis võtta nagu seda tasulist teenust juurde. Aga jah, kindlasti vaadata neid erinevaid tasuta võimalusi ka ja samamoodi selle strateegia kõnega, et sul ei olegi vaja võib-olla kedagi, kes sul nädalate või kuude viisi kätt hoiab, vaid sul piisab sellest, et sa saad kasvõi korragi see pool tundi, tund aega kellegagi maha istuda ja erinevad mõtted läbi rääkida, et kuidas oma ettevõtet parendada, kuidas nii-öelda kasvatama hakata ja kõrvaliste isikutena tihtipeale nähakse võib-olla mingeid muid asju sealjuures, et millised võiks olla kitsaskohad, mida me ise näiteks ei oskagi hinnata. Et me ise vaatame, et me oleme teinud mingi hea toote valmis, aga võib-olla tuleb keegi kolmas isik ja vaatab, et kuule, ma ei saa üldse aru, mis asja sa teed või mis toodet või mis teenust sa pakud või ei saa nagu sellest väärtusest aru, et siis see on enda jaoks nagu niisugune hea tagasiside jälle, mida siis nagu teist korda teistmoodi teha. Hästi hea võimalus siis nagu põrgatadagi ideid teise ettevõtjaga ja siis võib tulla uusi mõtteid, et igatahes ootame broneerima tasuta kõnet. Aga aitäh kõigile, kes täna meiega siin kaasa rääkisid ja meid ära jõudsid kuulata, et väga tore, et on ka lõpuni jäänud inimesi siia. Ja järgmiste kohtumisteni. Aitäh sulle ka, Margarita. Ja aitäh minu poolt ka, väga tore vestlus oli ja mul on hea meel, et kuulajad ka kaasa rääkisid ja oma mõtteid välja tõid. Ja Super. Ja nii et ma kuulmiseni. soovin ainult edu. Edu kõigile. Just, teeme nii. Tšau.